Tere siis! Olen Anti Palmi Maanteeameti Ida-regioonist, ehitusvaldkonna juht. Härra Koit mind siia kutsus. Päevakava arutasime temaga läbi ja siis leidsime mulle sellised kaks põnevat teemat, nagu siis pindamistööde mahud, kuna palju on töövõtjaid täna ja homme, ehk siis võtame kokku, mis me oleme teinud varem, mida võib oodata siis järgmistes hangetes ja siis veel Maanteeametiga tihedalt seotud selline lepingutega seotud rutiinid. Et väike meeldetuletus, kuidas oleks parem siis meie kui tellijaga siis neid lepinguid täita ja kes siis kõrvalt vaatab kohaliku omavalitsuse pooles, siis võivad midagi äkki kõrva taha panna, et mida oma lepingutes näiteks kasutada. Et ma arvan, et võib-olla küsimusi minu ettekande puhul isegi tasub vahele küsida, sest et tervelt koos esikülje ja tagumise küljega 16 slaidi, et võib-olla lõpus ei ole kõik meeles. Nii, esmalt siis mahtudest. Et siin on viimaste aastate sellised mahud, siin on küll kõikide meetmete mahud, aga siit on näha, et kattega teede säilitusremont, mis on siis meie nii-öelda pindamine, kui riik annab meile tellimuse ette selline keskmine 900 kuni 1200 kilomeetrit peaksime aastas tegema, siis 2014 kuni 2018 me tegelikult seal ümber väga jämedalt ka liigume, kuna meil on see objektide valik on hästi seisundi ja defektide põhine, siis aasta-aastalt see maht muutub ja ütleme 2016-17 see maht natuke vähenes osaliselt arvatavasti sellepärast, et me oleme pindamislepingutesse pannud sisse hulga asfaltbetooniga profiiliparandusi, mis siis kilomeetreid võtab vähemaks, aga need, mis me teeme, need teed saavad siis tasasemad ja liiklejad võivad siis natuke sellist suuremat sõidumugavust nautida. Ja nii ongi, 1200 ligi me enam-vähem toimetame. Ja meeldetuletuseks on sellist objektide valiku ABC-d, mille alusel me siis objektideni jõuame. Et üks selline väga tähtis dokument on nagu kattega teede säilitusremondi objektide valiku metoodiline juhend, mis on teehoiukava alusel meil koostatud. Seal me oleme loonud sellise keskkonna enda jaoks, kus siis objektide valikul me arvestame teede defektsust, on need siis võrkpraod, muud lapid, praod piki ja põiki suunas, murenemised. Siis makrotekstuuri me mõõdame laserseadmetega ning võtame arvesse ja siis on tegelikult isegi ka pindamistööde vaheline periood meil kaalukausil. Perioodi me oleme enda jaoks nüüd arvestuslikult võtnud, et kui autoliiklus on alla 500 auto ööpäevas, siis pindamiste vaheline tsükkel võiks olla 8 aastat, 500 ja 2000 vahel siis 7 aastat, üle 2000 6 aastat. Kas see iga tee puhul ka nii-öelda praktikas paika peab, seda kindlalt garanteerida ei saa, aga kindlasti on ka vastupidiseid näiteid, kus on pindamine seal 2000 auto juures tehtud ja on ka 8 aastat täiesti vabalt vastu. Aga need on meie nii-öelda metoodilised sellised, ütleme, eluead, millega me arvestame. Ja siis ka meeldetuletuseks, et säilitusremondi ehk pindamise peamine eesmärk on meil siis olemasolevate kattete säilimine. Et pindamisega me anname endale aru, et ega me imesid korda ei saada, aga vahel mõned pindamised õnnestuvad küll imeliselt. Ja põhine töömeetod on siis pindamine, samas ikkagi pindamistööde lepingute raames võtame ka ette teelõiguti selliseid ebatasasuse parandamisi, et kui see iri on seal ikkagi üle 3,5, siis me vaatame teele tõsiselt otsa ja võib-olla laotamegi sellise keskmise 50 kilo ruudule asfaldikihi ikkagi peale, mõnda kohta rohkem, mõnda kohta vähem, et seda tee tasasust ja sellist mingit põikalet tagada.
ja üldjuhul me siis üle 3000 auto ööpäevas ei pinda, kui just ei ole mingisugune erandobjekt, mis muu töömeetodiga kindlalt lähiaastatel töösse ei jõua, siis me seda teel nii-öelda ära surra kaelasem. Ja pindamistulemusena siis peaks mõneks ajaks kattedefektide areng peatuma. Murenemised, praod kaetakse kinni. Headel juhtudel need jäävad pikkadeks aastateks kinni, halvadel juhtudel kipuvad nad ikkagi jälle välja tulema. Ja nii palju siis objektide valikust ja möödunud mahtudest tegime väikese tabeli, kus on võimalik näha ka siis järgmise aasta nii-öelda kinnitatud mahte. Ma kardan, et need veel võivad gramm siia-sinna võivad muutuda, kuna need on alles kinnitatud nimekirjad. Et ei ole veel täna neid hankeid ette valmistama sellise detailsusega hakatud, et need algus- ja lõppkilomeetrid 100% paika peaks, aga nii-öelda keskmistena on küll. Ehk et kõige suurem pindamine ootab ees siis lääneregiooni, kuna neil on ka maakondi väga palju. Sama lugu lõunaregiooniga, natuke vähem on idaregioonis ja veel vähem on põhjaregioonis. Põhjaregioonis on ilmselt põhjus selles, et liiklussagedused põhilistel teedel on nii suured, et need pigem peavad saama taastusremonti. Need on ka viimastel aastatel taastusremonti saanud. Suurimad maakonnad, mis juba üle 100 kilomeetri praktiliselt iga aasta pindamist saavad, on siis Lääne-Virumaa, Võru, Saaremaa ja Viljandi. Et seal on siis katete osakaal piisavalt suur ja tänane seis ka siis piisavalt pindamisvajaduse ootel. Ja ütleme kokku siis see aasta statistiliselt 1167 kilomeetrit. Ehk oleme siis riigi tellimuse keskel. Ja kuna me pindamisest siin juba räägime täna, siis otsustasime ka Marekuga, et võtame sisse sellise teema nagu kruusateedele katteehituse, mis on ka väga suures osas olnud pindajate pärusmaa, vähemalt selle viimistluse osas. Et räägime natuke neist ka, et iga aasta me oleme sellise üleootuste tulemuse oleme saanud, et kui riik ootab meilt arvestuslikult 50–100 kilomeetrit, siis 2014, 15, 16, 17 oleme me selle nii-öelda kuhjaga täis teinud. 2018 eesmärgid on meil märksa madalamad olnud. Aga ütleme, senised need suured mahud me oleme saanud suures osas tänu esiteks freespuru kasutusele. Need objektid on sattunud või on nii-öelda meie poolt valitud selliselt, et need oleks võimalikult freespuru objektide lähedal. Ehk et kui on rekonstrueerimisobjektid, siis sealt jääb üle freespuru. Kõik ei lähe alati alusesse tagasi. Ja siis on need kruusateedele katteehitused püütud sinna lähedale leida. Aga nüüd ütleme aasta-aastalt muutub see nii, et nii-öelda katet vajavad teed kipuvad olema teistes asukohtades kui meie need freespuru objektid. Ja siis on kindlasti suur osa selles, et ehituse hetkel on kasutatud nii-öelda soodsaid konstruktsioone. Suur nagu mõju on sellele, et me saame kasutada pindamist, mis on märksa soodsam kui asfalteerimine. Isegi koos freespuruga nii-öelda ühikhind jääb ikkagi asfaldile alla. Ja paljude teede puhul on ka olnud nii-öelda kruuskatet hoitud sellises valmiduses, et kohe esimesel võimalusel oleks võimalik see tolmuvaba kate välja ehitada. Ehk et on seda hooldust ja kõiki remonte niimoodi ajatatud, et see tee oleks võimalikult heas seisukorras, et jääkski nii-öelda selleks katteehituse kuluks ainult selle ülemise tolmuvaba kihi paigaldamine. Aga need teed hakkavad ka meil järjest otsa saama. Ja lisaks on
muidugi üles kerkinud ka mõningad probleemid nende ehitatud katetega. Tekivad sellised, ma nimetan need jäikelastsed konstruktsioonid, et ta nagu mingil ajahetkel on jäik, aga mingil ajahetkel ta on ikkagi elastne, sest et alused alati ei ole korras. Kattelaiused lähtuvad alati olemasolevast kruusateest. Ehk et kui olemasolev kruusatee võimaldas 6-meetrise katte teha, siis 6-meetrine ka tehti. Samas selline laius ei ole võib-olla kõige optimaalsem 90-ga sõites ja kui me toome sisse veel selle, et ka kurviraadiused on nendel kruusateedel alati sellised väikesed, kurvid järsud, tuua sinna see kattelaius ka uuesti tagasi, ehk et kitsas kate kurvilisel teel, mingi ilmaga ta on 90-ga läbitav, mingi ilmaga ollakse siis pigem teeservas. Ja siis vaadatakse tee omaniku poole, et kuule, et sul on selline tee siin, et ühtegi viidet ei olnud, et ma võin siit välja lennata ja siis me peame nendega tegelema. Ja meil on arutusel ka mõned tulevikusuunad kruusateedele katteehituse puhul, et meie eesmärk võiks olla see, et tolmuvaba kate peaks tähendama koormuspiirangute vabateed. Kas ta on aastaringne või ta on 90% aastast. Kui me ikkagi teeme investeeringu mingile teele, on see siis 100 000 eurot kilomeeter, mingisugusel 7-kilomeetrisel lõigul oleks see siis 700 000. Kas see siis võiks siis olla kolmandik aastast näiteks veel koormuspiirangutega kaetud? Mina näiteks maksumaksja või liiklejana või kõrvaltvaatajana ütlen, et pigem ta ei peaks. Ehk et kui midagi teha, siis peaks tegema vähemalt nii korralikult, et 90% aastast on võimalik seda kasutada kõigil, mitte ainult kohalikel. Teine tulevikusuund, mis on nagu pigem rohkem arutusel, need konstruktsioonid, et peaksid minema tugevamaks ja muldkehad korda, et see on nagu suhteliselt kindel suund meil. Aga nullvisiooni liiklusohutuse ja kiiruse osas, et seda me tegelikult veel majasiseselt püüame leida mingit konsensust, sest et kui me jõuame kattelaiuse juurde, siis sellise 6-meetrise kruuskattega tee laiendamine 7 meetrit kate pluss veel tugipeenral 8 muldkehaga teeks, et see on juba, seal lähevad need hinnad, lähevad objektidel ikka juba 3-4 kordseks, 300-400 000 kilomeeter. Et need pinnased, mis nende kruusateede kõrval on, et need kõik välja kaevata, asendada, teha, toimetada, et see on päris kallis lõbu meil. Et selles osas me veel arutleme. Aga läheme siis äkki nende lepinguliste rutiinide juurde. Et kui mõni aeg tagasi oli Maanteeameti selline hankimine toimus üldjuhul ikkagi niimoodi, et aasta lõpul kinnitati eelarve ja siis hakati neid hankeid korraldama. Siis jõuti hangete tulemusena lepingutesse suhteliselt hilja. Nüüd viimastel aastatel me oleme saavutanud selle, et kui me püüame vähemalt 50% investeeringu hangetest eelneval aasta lõpul välja kuulutada, siis pindamine on enam-vähem alati kõikides regioonides seal selle 50% sees olnud, ehk et detsembri lõpuks ikkagi on hanked väljas. Ja võtsin välja, et 14. märts allkirjastasime Ida-regiooni säilitusremondi lepingu. Ehk et see 14. märts peaks olema suhteliselt hea aeg, kus hakata nagu lepingu täitmise peale mõtlema. Kui see oleks mingisugune 2-3 kuud hiljem, siis oleks igasuguste materjalide tarnete ja muu sellisega ikkagi, ma arvan, raske. Et selles osas mõtleks, me oleme teinud progressi. Samas varajane leping võiks tähendada ka seda, et algab ka varajane kommunikatsioon tellijaga. Ja tellija kaudu siis piirkondliku hooldeettevõttega, sest et hooldeettevõte on meil see, kes on teoreetiliselt iga päev teel. Tal on ka eriti just kevadel teatud oma rutiinid, mida ta peab täitma selle katete talvekahjude likvideerimisega seoses. Ja väga mõistlik on teda siis oma
pindamistööde täitmisest informeerida ja alustada siis sellist, ütleme, omavahelist koostööd, et meil on näiteks meie lepingutes on olnud sees see, et löökaugud, pikipraod ja katteserva murenemised parandatakse, teepeenrad ööveldatakse enne tööde algust. Aga ütleme, kahjuks on nii, et see pindaja võib tahta objektile väga, väga varakult peale tulla. Et hooldajal, kui ta seda ei tea, ta on teinud oma kava, kuidas tema oma need teepeenrad ära lükkab ja pikipraod ja murenemised parandab. Et mõistlik on see võimalikult varakult siis hooldajaga kokku leppida, või vähemalt teavitada, et mina nüüd tahan hakata 3. mai juba profiiliparandustöid tegema, et nendel teedel, et kas sa jõuad näiteks aprilli jooksul oma asjad seal üle teha. Mõistlik hooldaja ütleb, et tal ei ole vahet, mis järjekorras ta teeb, et kui ta võib ka niipidi teha. Ja siis ongi võimalik asi korrektselt ära lahendada. Muidu tekib selline asjaolu, et peenrad ei ole lükatud ja augud ei ole parandatud ja käib üks igavene kirjavahetus, üks on pahane teise peale ja teine kolmanda peale. Siis on väga oluline alati lõikude kilomeetrilised asukohad teljaga üle vaadata. Igaks juhuks kõik koos veenduda, kas lepingus on sama kaart, mis on siis töötegijal või on näiteks hankedokumente vahepeal näiteks muudetud või on jäänud mingi asi ainult kululoendisse. Et alati on mõistlik see teljaga koos enne üle vaadata, enne kui pindama hakatakse. Hiljem nagu tööde vastuvõtmisel on see juba hilja. Ja siis on meil selline asi nagu tellija projektijuhi kirjalik korraldus ehk alustamiskorraldus. See on küll lepingus on ta suhteliselt selline lakooniline, samas resoluutne, et just kui projektijuht siis annab selle korralduse ja siis hakati tegema. Et tegelikult vähemalt meie praktika on see, et me ikkagi esimese sammuna püüame pindajaga enne kokku saada ja arutada, millal ta siis reaalselt on valmis tegema hakata, et me tegema hakkama. Et me ei taha kindlasti ise ette dikteerida, et nüüd 13. aprill läks normaalseks, et hakka nüüd tegema homme. Et me ikkagi püüame alati koostöös jõuda selle õige ajani. Ja üks selline lõpupunkt selle teema juures on see tööde vastuvõtmine, et leidsin sellise punkti, et pindamise makrotekstuuri sügavus liivaringi meetodil iga kilomeetri kohta 3 määramist ristlõikes, et siin on palju pindajaid, et kui palju seda siis tehakse ja kuidas seda siis vormistatakse, et kas lihtsalt tehakse või tehakse ka mingi protokoll selle kohta. Oskab keegi öelda, Marek näiteks. Iga kilomeetri kohta 3 määramist ristlõikes. Ma saan aru, et see on selline nagu nõue sees selle tööle vastavalt EVS-ile ja edasi ka. Ma ei tea, kas EVS ütleb iga kilomeetri kohta 3 määramist. See liivaringi meetod on see EVS 13.036. Ma küsin sinu käest seda vastu, et palju tagasi, et mis selle mõte? Sa oled ju spetsialist. Mina selles mõttes, et ütleme, ma näen sellel mõtet ainult, kui on pisteliselt tegemine. Minu isiklik arvamus. See võiks olla pisteline. Aga siis ta võiks olla ka selles mõttes pidulik, et inimesed ongi kohal ja teevad seda. Ma nii palju veel kommenteerin, et varasemalt, mis me ise oleme teinud enne, kui isegi see EVS on rakendus või siis see nõue nagu rakendus, siis tegelikult oli see, et ikkagi sa käid need objekt läbi töövõtjana, sa teinud oled ja siis teistpidi on see, et sa vaatad neid, sa märkad, näed neid probleemsema lisama kohtadega ja siis seal mõõdadki, kas on riski või ei ole. Selle asja mõte on see, kas oled pannud eksinud ju sidenormiga, see on see peamine see nagu ju mõõdik ja siis on see, kas siis sügisel võiks teha veel ka Foxiili peale mitte. See on see tehnoloogia või see mõõdik, et saada aru, et jah,
ma kuskil eksin ja ma teen ta korda, et talvel ei oleks nagu neid endale kive ja pätsi klaas ja telefoni kõnes. See on see mõte on seal. Aga kas see just iga kilomeetri kohta 3 määramist ristlõikes, see on niisugune väga hea nõuda asja, aga kas ta nagu reaalse kontakti minu meelest väga ei ole? Läheme 2 slaidi tagasi. 1167 kilomeetrit järgmine aasta korrutada 3-ga 3400, ütleme 3500 liivaringi meetodil siis katset. Ootaks siis järgmine aasta äkki, kuule Marek, kui nüüd järgmist pindamispäeva plaanime, et äkki siis 3500 liivaringi katse tulemust. Ma arvan, et väga hea. EV100 raames. Ma ei tea, kas see on selle Kiiu-Soones selle liivakarjääri esindaja või ei ole, aga see on hea äri. Me võtame, meil Maanteeametist tarvitame seda klaasliiva. See on ka äri. Või ütleme, läheme siis siia tagasi, siin slaidi peal on ka, et 1200 see aasta siis oleks pidanud olema 1200 kilomeetril. No tegelikult see on osad on poole kilomeetrised lõigud, eks ole. Neid on isegi rohkem, et 3700 sellist liivaringi meetodi katset, et võib-olla sellepärast, et see ongi see osa, mis seal tühi on, et need inimesed teevad praegu seda. Ühesõnaga selline nüanss, et liivaringi meetod on kindlasti hea, aga kas iga kilomeetri kohta 3 määramist ikkagi on see, mida me peaksime võib-olla selle kallale tasuks ühel hetkel minna. Et ma olen nõu, et siin võib-olla on olnud see, et kui sa ütled, et on nii-öelda probleemsete kohtade tuvastamiseks, siis ongi see nõue siia tekkinud sellega, et kui iga kilomeeter mõõta, eks siis äkki mõni probleem satub ka sinna liivaringi alla. Korra veel kommenteerin, et siis, kui lubad, et siis tegelikult võib-olla ongi see küsimus seal, et kas siin on kompetentsi, et saada aru, et kus see probleem nüüd on. Ma ütlen, et probleemne koht, aga sinu jaoks on probleem mingi muu asi kui minu jaoks võib-olla. Tee peal käinud ja näinud, sina ka kindlasti, aga näed teisi asju hoopiski. Et see probleem nagu vajub ära, siis ongi, et paneme jäigalt sisse, iga kilomeeter 3 mõõtmist, ja tegelikult sellel ta ei kanna, see teema on vähke teist kohas. Kas üks märkus? Üllar Seeman aktsiaselts Eesti Tee, et hindaja annab ju garantii. Nii lihtne see on. Täna on hindamisel 3 aastat. Selles mõttes küll, aga tuleme tagasi ka paar slaidi tagasi, kus oli siis meie eeldatav pindamise eluiga. Loomulikult on nii, et see 3 aastaga, kui asi on kinni, siis ta tõenäoliselt ka jääb kinni. Et see on nagu see tegu seal juures, aga me tahame, et need pindamised kestaks teatud teedel 8, teatud teedel 7, teatud teedel 6. Et siis see liivaring võiks tagada. No ütleme täna see, mis siin kirjas on iga kilomeetri kohta 3 määramist ristlõikes, et see ilmselgelt ei taga. Aga ma olen nõus, et või ütleme, mina ütleks, et seda liivaringi meetodit tuleks teha, aga lihtsalt mitte sellise sagedusega, et see nii-öelda põhimõte, millal teha, võiks olla üle vaadatud. Ma arvan, et see, et meil need seadmed olemas on, et me seda vähemalt harjutame seda tegemist, see on see positiivne külg selle asja juures. Aga kui antakse ette mingisugune selline ütleme ülesanne, mis tundub ulmeline, siis pigem kiputakse neid asju alati mööda vaatama. Ehk et kui ma iga kilomeeter 3 ei jõua, äkki ma siis ei tee üldse. Siin võib-olla veel ka see, et see on üks asi, mis tegelikult ka Maanteeamet siis nii-öelda saab muuta nii-öelda ka suhtumist, et tegelikult ole mees, võta vastusena ja mine vaata enda objektid üle. Ja igal juhul ka mõõda ja vaata ja instrukteeri need. Muid on see, et see valmis, kilomeeter on nii palju vaata, mis tehakse. Et ongi nagu tehtud ja valmis ja kunagi tegin. Et võib-olla just ongi see, et tegelikult see on nagu kultuuri muutmine vähekene, et sa võtad selle kutsikal, nii-öelda kutsikal, see oli hea näide. Et palun vaata üle, kas peab nii palju tegema, just mõõtmus on ise asja. No iseenesest ütleme näiteks ongi see, et ega pindamised suures osas on, näed pildi järgi ju ära, et
on see pilt on selles mõttes sama, et noh, et sul ei olegi mõtet näiteks päeva nii-öelda kõikidel objektidel käia, eks, et käidki teha, et teed ühe liivaringi ära, vaatad, et see annab välja ja siis kui kõik teed sõidetakse läbi, siis sa oskad selle nii-öelda taandada mingi hulga teede peale, eks. Et selles mõttes küll, jah. Aga lähme siis ka... Üks küsimus, see punkt 1, et e-peenrad ööveldatakse hooldetööde käigus, et oskate te seletada, mis see tähendab siis ööveldatakse? Ausalt öeldes otseselt ei oska, ma saaks aru, kui T-peenrad on saanud näiteks talvekahjustusi, eks, et siis need silutakse ära. Ega ma arvan, kevadel keegi seda täita ilmselt ei jõua, kui on täiesti tühjaks sõidetud. Ehk et need peenrad, ma arvan, et ebatasasused võetakse siledaks, aga ega seal midagi, ütleme, ilusalt sealt lõpuks välja ikkagi ei tule ju. Aga mis see ilus oleks? Ilus oleks ilus peenad, uus materjal, täidetud kattepinnaga tasapinda. Ja veel, et kas löökaugud, pikipraod ja serva murenemised siis parandatakse ka mahasõitudel? Ma arvan, et see võib maakonniti erinev olla, aga mahasõitudel pigem ei parandata, ma arvan. Kuigi põhimõtteliselt riigi transpordimaa ulatusest tuleks seda teha, jah. Ka mahasõidud. Aga ma selles mõttes hooldelepingu praktikate osas jään täna natuke vastuse võlgu, kuidas need välja kujunevad. Aga teoreetiliselt peaks, jah, et see tegelikult on maaomandiga otseselt seotud, et maaomanik, kui maaomanik on riik, siis peaks ka see hooldeleping sinna üle minema. Ulatuma, jah. Aga kui maasõidu mustkatte on teemaalast väljas, siis ütleme, säilitama seda ei pea. Seda ei pinnata ka siis? Ma arvan, et eks ta on jällegi, ta on midagi oleneb mahasõidust, ütleme case by case, ma arvan, et seda vaatab projektijuht ja pindamise tellija ja siis töövõtja projektijuht vaatavad koos, et me oleme neid ristmikke selles mõttes, et mõistlikus ulatuses ikkagi teinud ka transpordimaalt väljas, aga kui me põhitee teeme ilusaks ja siis on mingisugused mõned meetrid, mingid linna või valla teed, tänavat, et need asjad ikkagi oleks enam-vähem koos, et me ei saa nagu päris piiri peal alati lõpetada, et see maareform on need transpordimaa piirid ka alati tekitanud suhteliselt huupi, et millal ta on katteservas, millal ta on 40 meetrit kuskil kaugemal. See on siuke case by case ikkagi, et see ongi täpselt tegelikult see punkt 2, et kilomeetrilised asukohad täpsustatakse koos tellija esindajaga, ehk et siis tegelikult algus lõpp ja nii-öelda keskelt ka. Et kui see vahepeal on midagi sellist eriskummalist, siis tellija esindajaga koos tasuks neid üle vaadata. Ja me oleme püüdnud ka sellist asja, et kui meie pindame põhiteed, siis anname kohalikule omavalitsusele info, et teie see tänav, mis läheb siia Alevikku, et see võiks ka olla 300 meetri ulatuses pinnatud, et tulge kampa, et töövõtja on siin, et vormistage oma riigihange ära. Ühel juhul õnnestub, teisel juhul õnnestub. Aga me oleme nagu püüdnud vähemalt suhelda. Nii, aga läheme korraga siis garantiid juba puudutasime ja garantiie teatud. Et lepingus on garantii ülevaatuse tähtaeg 30 juuni ja siis garantii ülevaatuse juures on veel see 30% nõue. Ehk et kui killustik on irdunud üle 30%, siis tuleks garantii remondi korras kogu defektne osa üle pinnata, nii-öelda katte täislaiuses. Et siin on ka see 30%, et kellel siin on ette tulnud, et kas siis kuidas seda mõõta ja määrata. Ütleme, kui siin tuleb vist mõni pilt ka veel, et siis ongi näha, et terve tee on tühi, eks ole, siis on lihtne hinnata. Aga kui see killustiku irdumine on selline, ütleme, kaootiline, et kus siis seda 30% nõuta, ütleme,
mõõta, et kas siis see 7-kilomeetrine lõik ja vahepeal on kilomeeter on siis 30% peal ja siis vahepeal on kilomeeter siis 25 peal, kus me siis seda täislaiuses teeme. Et ma arvan, et see on üks selline kaalukeel, aga ma arvan, et siin osas me muidugi midagi ei muuda. Et ega seda protsenti väiksemaks pole ka mõtet viia ja suurem, et kas see on 30 või 50, et ütleme teekasutajana siin ei ole nagu väga vahet. Et tegelikult nagu siin käis läbi, siis me tegelikult tellime toodet ja garantiid, tahaks nii-öelda, et see kogu asi oleks nagu see, mida me algselt kirjeldasime. Ja siis selline nüanss on veel garantii osas, et poolte vahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud, kui need siis on lihtsalt info, milles ei ole õiguslikke tagajärgi. Ehk et kui me garantii teemasid näiteks käsitleme, siis me oleme ära õppinud selle, et need peavad olema alati esitatud kirjalikus vormis. Ehk et suuline enam ei maksa. Muidu need tööd jäävad liiga hilja peale või siis tekib olukord, et polegi nõutud. Et alati esitame need garantii teemad nüüdsest kirjalikus vormis. See aasta läksime õnge natuke veel sellega, et me tagasisidet ei nõudnud nii kirjalikus vormis. Tegelikult peaks olema niimoodi, et kirjalikus vormis esitatud, kui kirjalikus vormis ei laeku, siis meil puudub ju kindlus, et see töö ära tehakse ja siis me peame garantiiraha realiseerima ja nii-öelda tagama selle katte, kuidas nüüd öelda, terviklikkuse või olemasolu. Et selles mõttes, et me oleme tellinud töö pindamise, mis peaks mitte olema korras garantiiaja lõpul, vaid ta peab olema kogu garantiiaja, pluss siis seal esimestes slaidides oli siis meie pindamise eluiga, mida me nagu loodame. Selles osas me peame ise jällegi vaeva nägema. Siin on väikses kirjas pannud ka selle informatsioonilise teate küsimus, et ütleme, sellised operatiivsed infod on ikkagi ju lubatud telefoni teel, et muidu ei olegi võimalik, et millal sa öösel selle kirja saadad ja millal sa öösel selle kirja näiteks nii-öelda teine pool loeb. Aga ehitustööde ajal siis tuleb kõiki neid asju kajastada päevikutes. Toon korra veel garantii osas siis välja ka sellise põnevama asja garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis. Pindamise osas siis on meil kõige põnevam minu jaoks on see 4.3 pindamise taastamine 1 kuu puuduste kõrvaldamiseks. Välja arvatud peale 1. septembrit ehk et 30 juuni on meil nagu paberite järgi on garantii ülevaatus. Kas siis 30 juuli on see tähtaeg? Kuidas keegi nagu oma nii-öelda nende võidetud hangete juures selle juuli jooksul selle pindamise jõuab ära teha, et kas ja kui palju seda siis tegelikult meil täna praktikas täidetakse. Iseenesest mõttena on see ju pindamise taastamine 1 kuu peale 1 kuu jooksul ja enne 1. septembrit on igati õilis, sest et ütleme 15. september garantiitöid teha, kui mul tuleb pärast üks pilt, et sellistes keskkondades nagu ei ole mõistlik. Sama siis pindamise sideaine pinnale tõus, et tähistamine on 5 tundi ja puistamine 4 tundi, ehk et see tähistamine peab olema, on mõeldud sümbioosis selle puistamisega, et kas 4 tunniga alati sellest sideaine pinnale tõusust, kas alati on võimalik jõuda kõigil töövõtjatel kõigi oma lepingute juurde, et ütleme, et kui Ida-Virus, teoreetiliselt Ida-Virus pindab Hiiumaa pindaja, eks. Siis ta peab kahtlemata pöörduma kohaliku hooldaja juurde. Või siis vastupidi, Ida-Viru pindaja
pinda Hiiumaal, et kuidas see laevaliiklus on, et kas ta ise jõuab puistama ja kui tal on näiteks kohaliku hooldeettevõttega mingi kana kitkuda, siis see kohalik hooldeettevõte ütleb, et tema küll ei jõua puistama minna ja siis ongi see häda. Et siin ma arvan, et on võib-olla kaalumise koht, et see puistamine võiks olla pigem hooldelepingus eraldi tasustatav asi, et peaasi, et see puistamine ei jääks hiljaks. Nii, läheme edasi. Natuke sellist, ütleme, see on niisugune kokkuvõttev ja lõpetav selline seeria, et pindamistööde saatusest ja siis perspektiivist, et siin see on natuke sellise pindamistööde maine küsimus, et mina isiklikult usun pindamisse ja ma tahaks, et need pindamised ikkagi jääks alles ja toimiks. Esiteks, kuna see hind tegelikult sellel asjal on võrreldes kõikide muude meie meetmetega on ikkagi 10 kordades on see hinna vahe. Siis ma tahaks, et need pindamised ikkagi jõuaks kuhugi sellisesse staadiumisse, et me selliseid asju enam ei näeks. Et ütleme, siin on üks asula. Siit läheb asula edasi, see on asula algus. Et ütleme, need inimesed, kes selles asulas elavad, nad näevad sellist asja, mida need, ma ei tea, palju siin on, 2000 inimest arvavad pindamisest kui sellisest. Nad arvavad, et see on viimane saast. Sest neile on tehtud nii-öelda koju, kus nad iga päev on sattunud selline asi. Et miks see nii on? Seda ma isegi sellel konkreetsel objektil ei oska öelda, aga ütleme, siin on need inimesed ja neil on muidugi see, et see, kes pindas, see on ju kuskilt Tallinnast, Tartust, ütleme, igalt poolt mujalt kui nende armsast külast inimene. Et on käidud, tehtud mingi asi ära ja siis on jäetud nagu need inimesed sinna, kuidas nüüd öelda, siplema. Ja see praktiliselt samamoodi, et siin on natuke vähem lahti tulekut, aga need sellised asjad juhtuvad ja selliseid asju, kui näiteks mingil aastal satub mitmesse piirkonda, siis see, kuidas öelda, devalveerib kogu meedet ja siis ütleme samamoodi näiteks kohalikud omavalitsused, eks ole, nad on mingis sellises alevikus on nagu näinud seda, nad on tundnud, kuidas siis Maanteeamet kohaliku esindajana saab vastu kõrvu sellise töö tegemise eest. Ja siis ega nad siis ise seda ka nii väga tellida ei taha enam, et need asjad lähevad ju alati tuksi nii-öelda. Et midagi selles mõttes peaksime kõik muutma ja siis ütleme, see on selline nii-öelda selle aasta kuuma suve näide, et kui selline asi satub kuhugi asulasse, siis on jällegi sama lugu, et ütleme, siin on ka pilt, eks ole, mõlemal pool inimesed, ühel pool kõnnid, et nad peavad seda ala ületama ja nemad tunnevad seda, et see töö on teinud keegi kuskilt kaugelt, eks ole, ja neist ei hoolita ja on nagu minema mindud ja on nagu nii-öelda hädas siin, siplevad, ütleme siin isegi sellise katte peale enam ei siple, et see nagu kipub kinni jääma. Aga mõned nii-öelda mõtted sellega seoses, et meil on kõigil on natuke sellist arenguruumi, kuidas seda pindamist au sees hoida või au sisse tõsta, et esiteks üks selline mõte, et tellijad peaksid püstitama rohkem nii-öelda mõistlikke väljakutseid pindamistööde tellimised. Kui me oleme selle ühekordselt, olemegi läinud 1,5 kordsele, võib-olla me peaksime minema oma lepingutes ka mingisse sellisesse suunda, et ütleme, et selle töövõtjal on rohkem valikut nende meetodite vahel, kas ta siis äkki mingile teele sobib ikkagi ühekordne, mingile teele äkki sobib 1,5-kordne, mingile sobib võib-olla tagurpidi 1,5-kordne, mõnele sobib 2-kordne. Et võib-olla peaksime mingis sellises suunas liikuma, et oleks paindlikuma kululoendiga leping, kus siis on selline töövõtja vastutus võib-olla natuke rohkem tunda, et ta valib selle õige meetodi. Sellega võib-olla mingid teed muutuvad odavamaks, mingid teed kallimaks, aga ütleme, keskmine võib-olla ei tohiks väga palju tõsta. Selge on see, et see 1167 kilomeetrit, mis järgmine aasta hankesse läheb, et
et meie tellija esindajad, projektijuhid kindlasti ei suuda sinna igale poole neid pindamisprojekte ja muud säärast teha, et võib-olla piloodina, kui kogu meie pindamisvaldkond ennast kokku võtab, siis selle kõige väiksema maakonna äkki suudaksime ära teha. Aga ühesõnaga see on väga raske, aga mingit sellist töövõtjale suunatud väljakutset, ma arvan, et peaksid tellijad püstitama. Lisaks siis ütleme töövõtjad minu meelest võiksid panustada rohkem sellesse samasse tootearendusse. Et ma ei tea kõikide ettevõtete siseelu, aga mul on jäänud mulje, et seda eeltööd materjalide valikul alati võib-olla ei tehta. Et võib-olla peaks ikkagi käima mingeid karjääre läbi, mingeid sideaineid katsetama, proovima ja siis võib-olla kui üks aasta õnnestub, võib-olla siis järgmine aasta püüdma samade materjalidega kasutada, samu materjale kasutada. Et need asjad ikkagi oleks sellised, mitte et kohati jääb selline mulje, et tellid nagu graniitkildu ilma igasuguse nagu ääremärkuseta ja tuleb, mis nagu laevast tuleb. Et ma arvan, et siin võiks olla midagi. Võib-olla tuleb mingit sellist emulsiooni või bituumeni arendust teha. Ja siis ütleme meie jaoks või kõigi jaoks oleks üks võtmeküsimus see, et kuidas siis saada paremaid materjale ja tehnoloogiaid ilma konkurentsi piiramata. Ütleme, siin oli mõni aeg tagasi oli turul kiudpindamine, mida suutis nagu üks ettevõte, nüüd on 2. Et ütleme, tegelikult võiks olla ju konkurents veel suurem. Ja me ei tahaks nagu liiga palju nagu mingite materjali nõuetega suunata, et kindlasti kui me otsime, me leiame Euroopast igasuguseid imetabaseid modifitseeritud bituumeneid, mis võib-olla tõesti sobiksid ideaalselt, aga see oleks nagu selles mõttes olekski konkurentsi solkimine, kui me anname liiga detailselt ette, mis materjali kasutada. Ja alati peame ju kirjutama või analoog, aga kuidas siis seda analoogi, näiteks kiudpindamisel, kuidas analoogi võrrelda, kasutada kiudpindamist või analoogi. Mis see analoog siis on? Ongi ju sama kiudpindamine. Ja ütleme, selline lõppeesmärk oleks see, et seda õigeaegset pindamist ikkagi tehtaks, et ükski varem tehtud töö ei tekitaks olukorda, kus mingi teine tee ja mingi emotsiooni ajendil pindamata. Et ma tahaksin, et see pindamine oleks ikkagi alati menüüs olemas. Minu poolt kõik sellised vanad. 2 minutit ja siis küsimused. Kui on. Kui ei ole. Mis seal jäävajaanis valesti läks siis, et leevendamine sinna tuli niisugune, nagu ta pildi peal oli, ma arvan, et see oli jäävajaanis. See minu hüpotees või ütleme, kui seda ajatelge nii-öelda ette näidata, siis ühel aastal tehti kiudpindamine, aga mingil põhjusel see tuli lahti ja siis nüüd eelmine aasta pinnati ta uuesti üle, aga eelmine aasta oli selline, aastad ei ole vennad, eelmine aasta oli selline pigem külm ja niiske, ehk et see madalam temperatuur ja niiskus tõstis nagu seda nii-öelda pindamise kulunormi, ehk et kokkuvõttes 2 pindamise peale kokku sattus teele liiga palju bituumenit, mis siis selle, ütleme, kui on juba paar nädalat on sellist üle 20 temperatuuri, lauspäike, Piibe maantee, kus on ka argipäeviti on suur veoautode liiklus, siis ta hakkabki leevendama. Sest et eks neid leevendavaid teid oli veel, aga Järva-Jaani oli selles mõttes oli ainulaadne, et oli nagu kogu ristlõike ulatuses. Et muidu neid, kus pikad sõidujäljed leevendavad, neid lõike oli ju mitmel pool mujal ka. Aga ütleme summaarselt liiga palju bituumenit, ütleks mina. Et oleks olnud nagu
väiksem bituumeni kogus, siis oleks need igasugused liivatamised ja sellised asjad kindlasti ka paremini toiminud. Sellest leevendamist taustast tegelikult, summa summarum tegelikult Rein räägib pärastpoole veel, Karli räägib tegelikult pärastpoole ka veel, et ma arvan, et see saab veel nagu neid nüansse ja tarkust juurde, mis on, tegelikult neid nüansse olla võib, et ja see arusaamine tegi mul kõigil parem. Nii palju me teame, et see viimane pindamine, mis tehti, et need kivid on alles, aga pinna peal on bituumen, et järelikult on bituumenit liiga palju. Seda ei sai, kuidas lõpplahenduse, mis töövõtja tegi? Töövõtja tegi seal, me kasutasime seal sellist innovatiivset meetodit, et me ootasime, kuni uuesti temperatuur tõuseb ja siis rulliti killustikku sisse, minu meelest kaks korda veel. No tegelikult 3 korda, aga esimene kord ebaõnnestus, sest et oli kellaajaliselt liiga hilja, et see kate pidi olema seal 3-4 on kõige pehmem. Siis sai sisse rullida, aga ega ta selles mõttes, et täna, kui nüüd viskaks uuesti pluss 25 8 nädalaks, siis oleks, mida ta ei tee õnneks või kahjuks, siis ta ikkagi leevendas, ma arvan. Et osati tegelikult me seal, kuidas nüüd öelda, venitasime asja talve. Et ütleme, pindamismeetoditega seda ei oleks enam lahendanud mitte kuidagi. See oli küll, ambla kohta mingid küsimus. Ambla õnnestus ka hästi. Ja siis kõik. Ma ei oota 40-ni siin. Aga tore, siis tule alla. Küll sügis on mett või pikkamine.